Selle tunni teema on paraboolivõrrand ja mis on siis parabool? See on tegelikult ruutfunktsiooni graafik ehk ruutfunktsioon ongi paraboolivõrrand. Y võrdub ax ruudus pluss bx pluss c, kus a, b ja c on mingid arvud, koefitsiendid ja kindlasti a ei tohi olla 0, muidu see ei ole ruutfunktsioon, see on siis lineaarfunktsioon. Ja siin on mul toodud 2 graafikut. Mõlemad on paraboolid, vasakul pool on paraboolihaarad suunatud ülespoole ja mõnikord juhtub ka nii, et paraboolihaarad on suunatud allapoole. Ja see kordaja, ruutliikme kordaja a on tähtis koefitsient, selle järgi me tegelikult vaatame, kuhu poole paraboolihaarad suunatud, et see esimene graafik, mis on vasakul pool, siin see koefitsient a kindlasti positiivne. Punasega kirjutan isegi, see on tähtis, et a on suurem kui 0, siis paraboolihaarad on suunatud ülespoole ja kui a on väiksem kui 0, siis vastupidi, haarad on suunatud allapoole. Nüüd vaatame, kuidas me joonistame parabooli, kui on antud võrrand. Ja mis me siis teeme? Näitan veel kord eelmist slaidi. Paraboolil on 3 tähtsat punkti. 2 punkti on need punktid, kus parabool lõikab x-telje. Need on nullkohad, seda me natukene juba kordasime, õppisime. Ja veel üks punkt on siis parabooli haaripunkt. Ja kui need 3 punkti me teame, siis me saame umbes seda parabooli joonistada, seda graafiku me siis teame, kuidas see läheb. Et see on esimene viis, kuidas joonistada parabooli graafiku. Ja siis järgmises ülesandes kasutame seda meetodi, et leiame kõigepealt nullkohad, siis haaripunkti ja paneme need punktid koordinaathelestiku peale ja tõmbame joon. Kuidas leida nullkohad? Nullkohad, need kohad, kus funktsiooni väärtus on 0 ehk y on 0. Siis me koostame võrrandi. Ja lahendame seda. See on ruutvõrrand, siin koefitsiendid a on 1, b on 4, c on -5. Diskriminant d siis 4 ruudus, -4 korda 1 korda -5. Arvutame seda, see on siis 16 pluss 20, 36. D on positiivne, see tähendab, et meil on 2 nullkohta. Ja arvutame esimene nullkoht. -4 pluss ruutjuur 36 jagatud 2-ga korrutatud 1-ga. 2 korda a tahtsin öelda ja a on meil 1. -4 pluss 4. Pluss 6, vabandust. Ei ole 4, 6. See on 1. Ja siis teine. -4 miinus 6 jagatud 2-ga on siis -5. Meil on siin 2 nullkohta, ma punase värviga need kirjutan. See, mis me arvutasime. Esimene nullkoht on siis 1 ja 0 punkt ja teine nullkoht on siis -5 ja 0. Ehk punktil on alati 2 koordinaadi ja kui on tegemist nullkohaga, siis teine koordinaat, y-koordinaat on 0.
Ja veel, kui nullkohad on siis leidnud, me otsime nüüd ka haripunkti. Ja kus see haripunkt asub? Et üks meetod, kuidas haripunkti saab leida, et arvestame sellega, et haripunkti X-koordinaat asub nullkohtade vahel. Ehk me võtame need X1 ja X2, liidame need kokku ja jagame 2-ga. See on siis haripunkti X-koordinaat. -2. Aga me ei tea selle haripunkti Y-koordinaati veel. Me arvutame seda niimoodi, et me võtame see -2 ja kasutame selle võrrandi Y arvutamiseks. Me paneme X asemel siia -2, arvutame Y ja see ongi YH. Neli -8 -5. See on siis -9 ehk meie haripunkt no see on minu tähistus, H võib olla ka mingi muu täht. Et see punkt on siis koordinaatidega -2, -9. Nüüd ma võtan mingi muu värvi, no näiteks roosa värvi ja panen need punktid koordinaattelestiku peale. 1, 0 asub siin, -5, 0 asub siin, -2 ja -9. -2 ja -9, see punkt asub siin. Ehk parabool me joonistame niimoodi ja see on silejoon, meil ei ole nurkasid. Mis punkti veel võib kasutada? Vot seesama -5, mis siin on. Tegelikult siin meie parabool lõikab Y-telje. See alati näitab koht, see vaba liige, see C, alati näitab koht, kus parabool lõikab Y-telje. Seda punkti saab ka kasutada 4. punktiks ehk kokku on 4 punkti, mille järgi me joonistame parabooli. See on üks variant, kuidas parabooli joonistada. Väga mugav variant, et saab seda kasutada. Nüüd ma näitan järgmist slaidi. Jälle vaja joonistada graafiku ja muidugi seda saab joonistada esimese meetodi järgi, nii nagu me juba joonistasime, aga on olemas ka teine meetod, et me koostame tabeli, kus võtame erinevad X-i väärtused, aga need ei tohi olla 2 või 3 või 4, ikkagi rohkem. Näiteks, kui ma näen, et mul koordinaattelestikus antud X-id -1, 0, 1 ja 2, siis ma võin need võtta. Aga ma võin võtta ka need, mis on siin keskel, et -0,5, 0,5 ja 1,5. Koostan sellist tabelit, et see on alternatiivmeetod, ei pea kasutama mõlemad. Ma siin näitan mõlemad ja te otsustate pärast ise, mis meetodiga on mugavam joonistada. Kas te otsite siis nullkohad haripunkt või siis joonistate niimoodi, et te koostate tabeli. Tabel siis selline päris pikk.
X-id me võtame enam-vähem suvalised, aga me vaatame need, mis on mugavam võtta. Kui ma praegu võtan näiteks -5, siis mul seda koordinaathelestikus ei ole näha ja seda punkti ma praegu ei saa panna, aga see sõltub jällegi, mis koordinaathelestik teile antud ja kui see ei ole antud, siis juba ise otsustate, mis vahemikus X-id te võtate. -1, -0,5, 0, 0,5, 1, 1,5 ja 2. Päris palju ma võtsin. Ma arvan, et see annab väga hea ülevaade, kuidas parabool paikneb koordinaathelestiku peale. Mis ma võin juba praegu öelda, kuhu harad suunatud, siis harad on suunatud meil allapoole, kuna X-i ruudu ees seisab negatiivne arv -1. See tähendab, et see A koefitsient on negatiivne ja harad on suunatud allapoole. Ehk kui ma joonistan ja nii tuleb välja, siis on õige. Kui ma näen, et midagi valesti läks, siis pean vaatama oma lahendused ja arvutused, Y arvutused. No kuidas ma Y nüüd arvutan? Ma esimese näitan, no võib-olla paar tükki näitan siin, aga muud ma lihtsalt kirjutan pärast vastused, et iga Y väärtus ma arvutan niimoodi, et ma kasutan seda valemit ja X-i asemel ma panen kõigepealt väärtus -1. -1, miinus ja siis -1 ruudus peab olema kindlasti sulgudes. Kui te pole kindel, kas vaja sulud panna või mitte, siis pigem pange. Ma näiteks võin siin ka -1 sulgudesse panna esimesel kohal, aga siin see ei ole kohustuslik, see ei muuda midagi. -1, -1. Sest et -1 ruudus on 1 ja veel üks miinus ees, see on siis -2. Panen siia. Järgmine ma ka arvutan niimoodi, et -0,5 miinus 0,5 ruudus. Seda saab ka kalkulaatoriga ilusasti arvutada. Et siin on -0,5 ja -0,5 ruudus on 0,25. Kokku on siis -0,75. Ja samamoodi ma tegutsen ka edasi. Arvutan 0-ga, 0,5-ga, 1-ga, 1,5-ga ja 2-ga. Kui 0 panna X-i asemel, siis Y on ka 0. 0,5. See on 0,25. See on jällegi 0. 1,5 miinus 2,25, see on siis miinus 0,75 ja 2-ga 2 miinus 4 on -2. No vot sellised ilusad arvud. Nüüd paneme need koordinaathelestiku peale. Ma isegi valisin punast värvi siin. Ma arvan, et ma need kustutan ära. -1 ja -2. See punkt asub siin. -0,5 ja -0,75. Natukene viltu läks, natukene siin keskel peab olema. 0,0 on siin, 0,5, 0,25 on siin, 1 ja 0 on siin, 1,5 ja -0,75 on siin ja 2 miinus 2 ongi siin.
No, punktid juba väga ilusasti paigas. Joonistame joon. See on siis selle funktsiooni graafik ja see on joonistatud siis teise meetodiga, aga oli võimalik ka kasutada esimese meetodi. Selle esimese meetodiga, kus me otsime nullkohad ja haripunkti, on selline probleem, et kui tuleb selline parabool, millel pole nullkohti, siis me peame ikkagi kasutama seda teist meetodit. See juhtub siis, kui see D-diskriminant on väiksem kui 0, siis ei ole võimalik nullkohad arvutada. Siis see parabool ei lõika X-telje ja siis ta lendab kas X-telje suhtes ülespoole või siis allapoole. Vaatame siis edasi. Vot siin on selline ülesanne, et me proovime seostada võrrand ja graafik. Et meil on antud siin 5 võrrandit ja 5 graafikut, iga võrrandi jaoks 1, et proovime aru saada, mis on mis. No nagu ma ütlesin, kui funktsioonil pole nullkohti, siis ta ei lõika X-telje, siis ta lendab õhus. Ja meil on siis sellised 2 tükki, see parabool lendab õhus praegu ja see. Vaatame võrrandid. Et kas me oskame siin tuvastada, mis võrranditel puuduvad nullkohad? Me võime mõelda niimoodi, et kus on kindlasti olemas nullkoht või nullkohad. Mis tähendab nullkoht? Et Y on 0 kui mingi X väärtuse korral. No näiteks, kui ma vaatan seda võrrandit, siis kui ma panen X asemel 3, siis see sulg muutub nulliks ja siis see korrutis muutub nulliks, siis Y ongi 0. Et sellel funktsioonil nullkoht on olemas. Samamoodi siin. Teine. Et kui X asemel panna 0, siis Y ka 0 ja järgmisel on ka samamoodi. Et need 3, mis mul kollasega märgistatud, nendel on olemas nullkohad. Siis ülejäänud 2, mis jäid siin. See ja see, nendel vist pole. Võib ka proovida arvutada D, aga kui on selline ülesanne, et iga graafikule ikkagi mingi võrrand olemas, siis proovime natukene mõelda, et mis joon on mille võrrandi jaoks. Ühel joonel on siin haarad suunatud ülespoole. Ma veel kord seda märgistan, et ülespoole. See tähendab, et selle võrrandi koefitsient A peab olema positiivne. Ja see on siis, ma mingi teist värvi võtan, see on siis see võrrand. Selle võrrandi graafik on selline parabool. Sellepärast, et siin nullkohad puuduvad ja koefitsient A on suurem kui 0. Siis see, mis on esimene üleval, selle joone võrrand on see võrrand, esimene. Siin A on negatiivne, -1. See tähendab, et selle parabooli haarad on suunatud allapoole ja huvi korral te võite ka diskriminanti üle kontrollida, kas see tõesti on väiksem kui 0
ja tuleb välja, et jah, see on väiksem kui 0 ja me ei saa nullkohad siin arvutada. Nüüd edasi vaatame teise võrrandi. Teise võrrandiga on niimoodi, võtame roheline, et siin me juba leidsime, et üks nullkoht on 3 ja teine nullkoht tuleb välja, et 1, sest et kui me 1 x-i asemel paneme, siis y tulebki 0. Ja meil tekib siis 2 nullkohta ja siin on ainult üks parabool, millel on 2 nullkohta, see on see parabool. Ja see on siis selle funktsiooni graafik. No jäid 2 tükki ja ühel kolmandal on A negatiivne. Ma siin ka kirjutan seda, A on negatiivne. See tähendab, et haarad on suunatud allapoole. See on siis see parabool. No ja viimane, mis värv mul on siin puudu, kollane. See graafik on selle funktsiooni jaoks. Kõik on siin leidnud, siin on A positiivne. Ja haarad on ülespool, see on väga tähtis omadus, jah, mille järgi me võime mitte joonistades juba teada või kui joonistame, see aitab ka aru saada, kuhu haarad suunatud. Ja veel me seda kasutame, kui me lahendame ruutvõrratusega. Järgmine ülesanne. On vaja selgitada, kas antud punktid asuvad parabooli peal või mitte. Ja kuidas siis seda teha? Me võtame punkti x-koordinaat, paneme seda x-i asemel ja arvutame y. Ja tõesti, kui hakkame arvutama, siin on 2 korda 0 ruudus on 0, 6 korda 0 on 0, 0 pluss 5 on 5 ehk y on 5. Seesama. Siis punkt K asub. Samamoodi me kontrollime punkti M. Siis 2 miinus 6 pluss 5. Vastus on 1, aga punkti M y-koordinaat on miinus 1. See tähendab, et punkt M ei asu selle parabooli peal. Ja niimoodi saab iga punkti siis kontrollida, kas asub või mitte, sellega, et arvutada. Ja see oligi viimane ülesanne.